selle videokõne selle põhjusel, et hästi palju on tulnud küsimusi, et teil on üks põnev uus teenus, mis on nagu lokk ja mis ei ole ka lokk tegelikult. Kas ja, räägid mulle lähedamalt natuke? ja tere, Kerti, ja tere ka kõik teised, kes kuulavad. Tõesti hea meel, et Goldwelli uus struktuuri muutev teenus on juba oma väikese ajaga, mis ta turul on olnud, huvi äratanud. Et toimus meil ka üks veebikoolitus, läbi mille infot oleme jaganud, kuna selliseid kontaktkoolitusi täna ju teha ei saa. Ja tõesti üle pika aja on selline uuendus struktuuri muutmisteenuses ja Goldwell on tulnud turule sellise täiesti innovatiivse uue teenusega. Ja selle jaoks, et seda teenust osutama hakata või tootma hakata tooteid, on välja töötatud kõigepealt täiesti uus tehnoloogia. Kui me räägime üldse või tuleme tagasi natukene niisuguse taustsüsteemi, et nendest lokkidest ja lainetest, keemilisest lokist ja mittekeemilisest lokist on tegelikult ju räägitud sellises uues pildis nagu väga pikalt. Ja kui me nüüd vaatame tegelikult ka igasuguseid pilte sotsiaalmeedias ja vaatame ka meie oma tänavapilti, siis inimesed, naisterahvad, tüdrukud ja ka noormehed tänasel päeval on hakanud rohkem kandma selliseid liikuvaid lopsakaid, lainelisi, lokilisi juukseid. Ja samas muidugi on ka neid, kes on jäänud kinni sellesse, et see keemiline lokk on küll ikka üks halb asi. Ja et ikkagi tulla vastu nendele soovijatele ja seda maailma natukene laiendada, seda uut tehnoloogiat Goldwell välja töötama hakkas. Ja tänaseks on turul uus toode, teenus, mille nimi on NuWave. Ja on ta tõepoolest täiesti uue põlvkonna tehnoloogia. Kõik on uuendatud, kõik on vana uues kuues, võib öelda, et ega seda juuksestruktuuri ju muuta väga pehmelt, ütleme nii, väga leebelt ei saa. Aga kõik on uuendatud vana olemasoleva keemia põhjal. Ja selle uue tehnoloogia nimi on Smart Control Bond tehnoloogia. Ja tõepoolest läbi selle on võimalik saada sellised väga liikuvad juuksed, väga heas korras juuksed ja väga just sellised lained, nagu keegi endale soovib ja nagu võib-olla juuksur oma kliendile soovitab. Et vaat selline, et teda ei soovitata jah täna nimetada lokiks, sest tegelikult me ikkagi saame selle teenusega, selle tootega sellise lainelise tulemuse juuksesse, et me saame eelkõige sellise sirge struktuuri rikutud, me saame sellise liikuva juukse, sellise koheva juukse, aga mitte niivõrd lokkis juukse. Aga kas teil oli nüüd hästi populaarne toode, oli selline Texturizer, et kas ta on mingi selline sarnane või sugulane või edasiarendus sellest? Ja see on nüüd väga hea küsimus ja tõesti, kui see Texturizer kohe siia juurde tuleb, sest Texturizer oli Goldwellil üks väga populaarne toode ja tõesti, kui see Texturizer võeti siin eelmisel aastal tootmisest maha või oli see jah, kuskil nii, siis tekkis küsimusi, et millega teda asendada. Ja tuleb nüüd tunnistada, et uus NuWave ei ole Texturizeri uuendus, aga siia kohe niimoodi etteruttavalt ma julgen küll öelda oma kogemuse põhjal, et need, kes on Texturizerit armastanud ja seda Texturizerit kasutanud, soovitan mina väga soojalt võtta ja proovida NuWave'i. Ta annab analoogse koheva tulemuse juuksele, on väga pehmetoimeline, aga teda jah, me ei nimeta Texturizeri järglaseks, aga tõepoolest on võimalik teda selle asemel kasutada ja umbes samasugust tulemust ta kannab. No ma nüüd küsin nende nimel, kes ei tea Texturizerist midagi, et kellele selline see uus NuWave toode teenus nagu kõige rohkem sobib?
see New Wave toode, nagu on öeldud, et tõepoolest ta on siis lainet tekitav teenus juuksesse ja noh, see sobib kõigile, kes soovivad siis oma, just nagu ma ütlesin ka, seda sirget juuksestruktuuri muuta, juustesse kohevust saada, juustesse liikuvust saada. Sobib pikema juuksega klientidele või inimestele, kes just nimelt tahaksid teha siis sellist lokilisemat, lainelisemat tulemust oma juuksele, aga tihtipeale tuleb klient ka juuksurisse ja kurdab, et näed, mul on nii sirged juuksed, eks ju, et aga no vaat need lokid on ikka moes, et ma tahaksin sirgendajaga teha või ma tahaksin tangidega teha või mõnda näpulokki, aga et noh, proovin, aga ta ei püsi mu sees. Et vaat sellisel puhul on kindlasti see New Wave hea abivahend, mis annab siis juuksele sellise struktuuri, teeb juukse pehmemaks, paindlikumaks, et teda on siis võimalik töödelda erinevate soengu töötlemise viisidega, et mida iganes siis moodi seda teha, et ta annab nagu sellisele viimistlusele põhja ja aluse. Aga loomulikult on teda võimalik ka mingil määral töödelda difuusoriga, et väga palju on ka selliseid kliente, kes vastu suve nüüd veel eriti soovitakse sellist rannasoengut, et ma saaksin juukseid lihtsalt, et nad oleksid lokkis, nad ei oleksid siledad, et nad oleksid sellised kohevad, et ma saaksin neid märjalt lihtsalt jätta ja nad kuivaksid nii, nagu nad on. Siis no, siin on nüüd nagu selline koht, et ja mingitel puhkudel see on täiesti võimalik, et lasta neid lihtsalt kuivada. Me saame sellise kerge laine sinna juuksesse või siis kuivatada neid difuusoriga. Kogemus näitab seda, et ütleme, kuni sellised õlani juuksed on täiesti võimalik difuusori abil saada, noh, võib öelda, et niisugusesse korraliku lainesse. Aga kindlasti tuleb ka seda tähele panna, et kui see klient ikkagi, et see on nagu juuksurile, et kui see klient ikkagi soovib tõepoolest, et tal oleks ikkagi selline lokk, siis vaat seda päris lokkist tulemust me selle New Wave'iga ei saa. Et see on see koht, mida ikkagi tuleb hästi läbi mõelda, et kas see klient soovib sellist lainelist tulemust, et pigem nagu kohevust ja struktuuri või ta soovib lokki. Ja kui ta soovib ikkagi lokki, siis on olemas mitmeid väga häid lokitooteid ka Coldwellil olemas, millega sellisel juhul on siiski mõistlikum teha, et kui on ikkagi sooviks selline tõsiselt lokiline juus. Aga mis seal nagu, põhimõtteliselt see on ikkagi struktuuri muutmine, eks ole? See on struktuuri muutmine, ta on siis poolpüsi ja et ta on poolpüsi struktuuri muutmine. Ja mis mõttes poolpüsi, nii seletan kohe, et toimub täpselt sama tegelikult nagu siis tavalise keemilise struktuuri muutmise teenuse puhul, nii nagu me teda täna nimetame. Aga siin me nüüd siis ja töötleme neid täpseid samu väävlisildu, soolasildu aga nende siis töötlemine on ainult poolte väävlisildade puhul. Et selles mõttes on ta nagu selline pool, nagu öeldakse, et ta on kerge ja siia juurde kohe on see, et tema üks väga suur pluss minu meelest on see, et ta vajub välja aja jooksul. Et ei teki sellist järelkasvu, mis on küll üks väga hea, sest tihtipeale jällegi selle tavastruktuuri muutmisega ollakse hädas sellega, et juukse otsas on veel lokilisus ja põhjast kasvab välja, et see on selline ebamugav. Et ta püsib juukses 3–6 kuud ja vabandust, nüüd ma küll eksisin, mitte 6 kuud, vaid tähendab 6–12 nädalat, see on siis kuni 3 kuud. Praegult ma küll liialdasin kõvasti, vabandust. Ja siis kuni 3 kuud, põhimõtteliselt ju sama aja nagu ka sellised struktuuri muutmised seal juukses püsivad, aga jah, et ta vajub sealt mõnusalt välja ja seejärel on võimalik täiesti uus teenus, sinna uus New Wave'i teenus juuksele uuesti teha, kui siis soovitakse seda lainelisust ja kohevust siis juurde uuesti anda.
no väga tore, siis on ka teada vastus, et kui meil oleme siin 5. taseme ehk meisterjuuksuri kursuse puhul, et inimesed muretsevad, et neil peavad seda struktuuri muutmist teha, siis nüüd usun, et me lubame neil teha ka seda New Wave'i täiesti moodsat ja see on täitsa, läheb arvesse sellega, kui Ja väga juuksest hea mõte. püsi muutmine, eks ole. Ja ta on ikkagi struktuuri muutmisteenus just nimelt. Aga kuidas seda tehakse, kas on samad keemilise loki rullid või kuidasmoodi? Ja et lisaks siis kõigele sellele uuele tehnoloogiale ja hooldavusele ja kõigele juurde on siis pakutud siia teenusesse välja ka täiesti uuelaadne juuste lainesse keeramistehnikad. Et noh, ma ei tea, kui palju mul siin taustal näha on, et üks niisugune must moodustis peaks mu selja taga olema, mille peal on siis uued New Wave'i nii-öelda rullid. Ma võtsin endale siia ka nina ette ühed või käepärast ja ma ei tea, on näha või? Jah, väga hea. Nii. Oi, see on midagi väga oma. Vaadake, sellise asjaga on tegemist. Ja see on siis nüüd uus siis New Wave loki laine rull. Ja ta töötab selliselt iseenesest rulli keeravalt neid juukseid. Näiteks ma saan siin näidata, mõtlesin kavalalt, et näitan. Näete, tehnika käib siis selline, et ma pistan sellise plaadi siia sisse ja saan selle rulli sirgeks. Nüüd ma kinnitan siiapoole otsa siia juuksed. Ja kui ma nüüd tõmban selle siit välja selle plaadi, siis toimub selline lokki keeramine. Ja seda rulli nii-öelda on võimalik ka töödelda erineva suurusega, et teda on üks ainuke selline riba ja teda saab siis keerata väiksemaks ja keerata suuremaks. No mul siin hetkel on nagu kehva teda näidata. Aga vaat selline ja teda on siis terve komplekt 24 rulli, mille saab siis osta kaasa need plaadid. Seal juures on ka kinnituskummid, millega nad kinni pannakse juuksesse. Ja on ka selline peapael selles komplektis, mis siis hoiab ära nende ainete valgumise. Et sellised uuelaadsed siis töövahendid on välja töötatud ja nende juurde siis on nagu ka selline märk antud, et nad tõepoolest ei vaja isegi sellist tavalist keemilise loki rulli keeramise oskust. Et nad on teistmoodi, seda oskust tuleb ka natuke omandada, tunnistan, et oskan mina keemilise loki rulle küll tõesti hästi keerata, ei ole probleemi, aga pidin ka neid rulle ikkagi, igat uut asja tuleb natukene, eks ole, harjutada. Nende uute rullide keeramiseks on pakutud ka välja 3 erinevat tehnikat, mida on võimalik videodena, materjalidena ka leida ja kes siis soovib hakata kasutama New Wave'i, siis Coldwellist ka kõik need juhised ja juhendid saada. Ja need tehnikad ongi siis nagu sellised, millega on võimalik siis saada sellist rannalainet, mis on siis hästi populaarne, eks ole, selline klassikaline rannalaine. On võimalik teha siis sellist keeramist, kus siis moodsalt jäävad juukseotsad sirgeks, mida ka on eelnevalt minul kliendid küsinud, et ma tahaksin sellist struktuuritöötlust, et mul jääksid need juukseotsad sirged. Esimesel hetkel tundub selline, et kui ikka teeks, siis teeks kõik, aga tänasel päeval, eks ole, need lokilisused on ju selliseks läinud, et tõesti hästi loomulik jääb see tulemus ja nende rullidega on võimalik saada siis ka selline kohevust andev töötlus, aga ka siis selline töötlus, et tõesti jäävad pealaelt juuksed sirged, et me ei anna nagu pealaele kohevust, mida täna noored inimesed tihtipeale ei tahagi ja just nimelt seda lainelisust soovitakse siis sinna juukse otsa, eks ole. Et vaat kõik need erinevad on antud nagu 3 erinevat tehnikat, aga neid on võimalik muidugi ka ise alati ju kohandada ja kõike muud teha. Ja siia juurde selle uue töövahendiga siis tõesti me saame sellised hästi kerged, hästi moodsad, hästi loomulikud lained sinna juuksesse,
et seda võib nimetada nagu eelkõige selliseks tõesti juukse struktuuri muutmiseks. Aga kui me nüüd soovime natukene tihedamat sellist lainelisust sinna juuksesse saada, siis on täiesti hea ja täiesti lubatud kasutada New Wave ainet ka meie tuntud tavaliste varasemate nii-öelda keemilise lokirullidega. Ja ütleme nii, et kõik suurused on võimalik ära kasutada. Oleme ise hästi häid tulemusi saanud selliste jämedamate keemilise lokirullidega. No, kui juuksuri keeles on siis selline mustrull või siis hall mustrull värvikammalt, sealt edasi ka sinised, helesinise, tumesinisega. Ja vastavalt siis jällegi sellele, et kui pikk see juus on ja millist lainelisust me soovime, et mida väiksema rulli me sinna keerame, seda rohkem me saame seda nähtavat lainelisust. Lisaks siis sellele kohevusele. Aga siin kindlasti sellist, veel kord kordan, et sellist lokki ei tule isegi peenikese lokirulliga keerates. Et mida lühem juhus, seda väiksemat rulli võib kasutada. Neid rulle võib kasutada, nagu ikka lokki tehes, vaheldumisi, täiesti erinevaid, võib kasutada neid uusi rulle, võib kasutada tavalise lokirulle ühes peas kombineeritult, et täiesti oma selline, võib öelda fantaasia või tehnika tundmine, et kuidas keegi ja tahab siis teha ja proovida. Et proovitud on nagu igat moodi ja saab just nimelt, et mida väiksema rulli me keerame, seda rohkem me saame seda nähtavat lainet. Aga mida suurem rull, seda rohkem jääb ainult sellist kohevust ja nagu struktuuri muutust, seda struktuuri just nimelt juuksesse. Et siin on nagu täitsa, et siin on nagu täitsa see koht, kus iga juuksur saab tegelikult väga omaloominguliselt läheneda, kuidas ta seda teenust vastavalt kliendi juuksele, soovile ja oma võib-olla siis kogemustele, äranägemisele, et erinevate rullide ja niisuguste asjadega, eks ole? Just, et hästi-hästi palju nagu vabadust, et kindlasti need uued rullid on sellised põnevad, on täiesti teistmoodi, et nendega saab sellist vau-efekti tekitada, aga jah, rõhutan seda, et nendega saab siiski sellist rohkem nagu väga moodsat ja väga kerget lainelisust. Et mina isiklikult olen teinud nüüd päris palju, me ei olegi teinud neid veel, sest toode on lühikest aega turul olnud, eks ole. Aga nii palju kui võimalik, ma olen siis oma klientidele seda New Wave'i soovitanud ja olen teinud nende originaalrullidega nii-öelda ja olen teinud siis ka nüüd täiesti pikale juuksele lokirullidega, kusjuures seda peab küll tõdema nii mu enda kogemusest kui ka kõigi teiste ümberringi, kes siin on kokku puutunud, et sellist rahulolematut klienti ei ole. Ja teate, ma ütlen, et ei ole ka rahulolematut juuksurit, kes on New Wave'i võtnud kasutusele. Et siiamaani on küll tõesti, kogusin siin ka nüüd natukene seda tagasisidet nii Goldwelli müügiinimestelt kui koolitajatelt, et siis tõepoolest ei ole nagu ühtegi rahulolematut tegijat. Et see tähendab, et igaüks on ikkagi leidnud selle viisi, kuidas ta teeb ja tundub, et siis oma klientidele selle hästi edasi pakkunud, mis on ainult väga-väga suur rõõm. No aga siit ma natuke kohe norin, et kas on võimalik nagu ka juuksed ära kõrvetada või midagi sellist ära rikkuda? Ütleme nii, et minu isiklik arvamus on see, et tegelikult selle New Wave'iga ei ole võimalik juukseid ära rikkuda. Siin võib tulla küll esile, nii nagu igasuguse keemilise töötluse puhul, võib tulla esile see, et kui me ei analüüsi neid juukseid, kuhu me hakkame seda uut, siis sellist keemilist ikkagi teenust, eks ole, tegema, struktuuri muutvat teenust, kui me seda ei analüüsi ja see juus on eelnevalt juba rikutud, mis on tegelikult ju tihtipeale varjatud erinevate värvide all, et seal on võib-olla korduvalt blondeeritud, eks ole, ja ülevärvitud ja tänase päeva hooldusainete ja värvainete juures see juus näeb ju väga ilus välja. Et kindlasti tuleb välja selgitada see, et kui on mingit blondeerimist eelnevalt tehtud,
et see juus ei oleks eelnevalt nagu üle töödeldud. Sellisel juhul jätab see uus töötlus loomulikult mitte ilusa tulemuse ja seda võib siis tõlgendada nii, et näete, et see NuWave nüüd rikkus selle juukse ära. Et igal juhul tuleb analüüsida, aga siin kohe räägin ka juurde seda, et tõepoolest seda NuWave'i võib kasutada kõikidel juuksetüüpidel ja ei ole erineva tugevusega aineid, vaid see lokiaine on nagu ka siis see tehnoloogia nimi, selline smart control siis ütleb, et ta on nagu kergelt ise mõtlev. See tähendab seda, et kui siis need lained on moodustunud selles juukses, siis see protsess peatub. Et selle tehnoloogia üks suur pluss ongi see, et ta ei töötle neid juukseid üle. Et me saame siin reguleerida ja seda ainet kokku segada siis selliselt, et kui meil on töödeldud juba eelnevalt keemiliselt töödeldud juuksed, me saame lisada sellele lokiainele sellist kaitsvat protektorit. Aga need mõjuajad on siis nüüd juba ette meile antud, nad on samad kõigi juuste puhul. Erinevus ongi tavalise siis selle struktuuri muutva või ütleme lokiainega, eks ole, see, et juuksur ei pea ise jälgima seda, millal see protsess on lõppenud, nii nagu loki puhul, et ikkagi hea on ju vaadata, eks ole, soovitatakse, et vaata 5 minuti tagant ja kontrolli, eks ole, et see on nagu vastutus on nagu tegijal. Aga siin tegelikult see vastutus on juba aines võetud sellega, et aine ise siis reguleerib seda, millal see tulemus on hea ja lõpetab selle protsessi, et on nagu 2 erinevat mõjuaega. On siis tugevale juuksele, tervele juuksele ja on töödeldud juuksele. Ja seda NuWave'i tõepoolest on täiesti võimalik teha ka blondeeritud juustele. Et siin rõhutan seda eelnevat, et ikkagi jälgida, et see juus ei oleks väga üle, eks ole, töödeldud, kuidas on ikkagi selline elu veel sees, et ta tõesti teil märjana, et seda tuleb kindlasti siis kontrollida nagu märjalt ka, eks ole, et teame, et kuiv juus on, näeb nagu täitsa ilus välja. Aga teinekord, kui me teeme selle töödeldud juukse, peseme ära ja vaat siis me näeme seda, et kui ta siis ikkagi nagu venib sellisel kujul märjalt ja hästi enam tagasi ei tõmba, et siis ei peaks sinna lisakeemilist töötlust tegema ka selle väga-väga hooldava NuWave'i näol. Aga kui ta on ikkagi sellises elusas korras, et ta ikkagi venib ja tõmbab tagasi, eks ole, siis on see NuWave sinna täiesti võimalik teha, kasutades siis lisa sellist hooldusainet, mis siin komplektis siis kõik on olemas. Et kõigile juuksetüüpidele tõepoolest on võimalik. Aga kuidas on selle NuWave'i suhe juuste värvimisega? Et kas võib ennem värvida või pärast või millega või toonida või? Ja kui nagu juba ilmselt ikkagi aru saadud on, et tegemist on siis sellise ikkagi juukse struktuuri puudutava tootega, siis seda ütlen küll kohe, et nii nagu ka kõik eelnevad siis struktuuri muutvad tooted, nad ikkagi selle tegemise käigus seda eelnevat olemasolevat värvi sealt juuksest välja pesevad, nii-öelda pesevad. Ja mis on ka loogiline, eks ole, et kui me ikkagi selle juukse avame nende keemiliste ainetega, mida me seda siis teeme, siis see värv läheb ju sealt lahti ja tuleb sealt juuksest maha. Ja pärast võib olla jah selline, et võib-olla see värv ei ole kõige ilusam, siis püsivärviga ja sellise aluselise värviga võiks oodata värvimisel, ütleme, nädal. Aga kergvärviga Coldwellil on olemas kolorantsvärv, millel on siis ainult 2% siis aktivaator, et selle kolorants-kergvärviga on lubatud värvida samal korral või toonida õigemini siis, kui me oleme selle keemilise töötluse lõpetanud, siis teha see toonimine sinna peale, et see on täiesti lubatud, aga ütleme siis üks püsivärvimist, et nädala pärast võiks seda teha, et võib-olla korra on pestud või 2, eks ole, et siis on kõik okei.
aga ma siis lõpetuseks küsiks veel, et noh, kuna me alustasime sellega, et ta noh, põhimõtteliselt nagu on ikkagi, on struktuuri muutus, mis ei ole lokk ega sirgendamine, ammugi mitte, eks ole. Ja. Et kuidas siis, mida sa annaksid nagu nõu, kui siis klient tahab nagu pakkuda või see juuksur tahab pakkuda kliendile seda teenust, et mida ta peaks nagu rõhutama, et võib-olla klient saab, noh, juhtub, et saab valesti aru, mõtleb ikka, et ta saab sellised ilusad tangilokid endale ja siis ütleb, mis asjad need nüüd siis olid, et ei jäänud sisse või? Ja see on nüüd jälle väga hea küsimus sul selles mõttes, et kui nüüd vaadata ka selliseid, eks ole, reklaampilte ja reklaamvideosid, mida selle New Wave'iga koos pakutakse, siis selline esmane pilt on selline 3 väga kaunist naisterahvast, kellel on väga kaunid lained juukses, erinevad, ja need viitavadki nendele 3 erinevale siis sellele keeramisviisile või tehnikale, mida see New Wave sinna juurde või noh, nagu pakub siia teenuse juurde, siis kindlasti tuleb kliendile nüüd see rääkida läbi, et kui see teenus on tehtud, siis see tulemus ei näe kohe välja selline nagu seal piltidel. Ja et selleks, et ta oleks selline nagu piltidel, tuleb neid ikkagi neid juukseid kuivatada, neid tuleb siis viimistleda mingit moodi, kas siis sirgendajatega, tangidega või ka rullidega, eks ole, kuidas keegi nagu soovib. Ja kindlasti, aga see, mis me siis selle New Wave'iga oleme saanud, on just nimelt see juukse struktuur, see kohevus ja see, et need ilusad lained püsivad seal juukses. Aga kindlasti, kui see klient siis soovib ja ütleb, et ta tahaks ikkagi nagu õhu käes lasta kuivada või siis difuusoriga kuivatada, siis seda on nagu hea ka selgitada, et see on võimalik, kui see New Wave'i teenus on siis tehtud sellise väiksema rulliga, eks ole, noh, see on juuksuri juba tehnika sinna juurde. Aga et ka selle juures on siis ikkagi selline märk, et ega hommikul tõustes ei ole see pea ju ka selline, nagu ta on siis värskelt kas õhu käes lastud kuivada pärast pesemist või siis difuusoriga kuivatades, et seda tuleb ikkagi uuesti töödelda, et tuleb teda niiskeks teha ja et tõesti ta tahab ikkagi tegelemist, et ta ei ole nagu päris see, nii nagu ka ütleme tavaline selline struktuuri, tavaline loki tegemine, eks ole, et seda täpselt sama tegelikult jutt ja muidugi kliendile rääkida ja muidugi ka see, et liigselt ei tasu oodata, et ta on hästi pehme, juus on hästi heas korras, kuna selles tehnoloogias on sees hooldavad ained täiesti oma etapina, kus toimub vahepeal hooldus ja toimub lõpus hooldus ja kogu see protsess on hästi selliselt kontrollitud just nimelt nii, et see juus jääb hästi terve, aga samas see laine on, eks ole, seal sees. Et ikkagi tuleb töödelda ja kindlasti muidugi rääkida ka sellest, et koduhooldustooted on siis igasuguse struktuuri muutmise, igasuguse keemilise protsessi juures, mis me juustele teeme, eks ole, väga olulised. Ja Coldwell soovitab siis kindlasti Coldwelli DualSenses sarjast siis Girl and Waves šampoone palsamid, mis siis niisutavad nii lokkis kui siis neid laines juuksed. Märkusena ka loomulikule lokile sobivad need tooted väga hästi. Et need oleksid siis sellised väga mõnusad, mis toetavad, seal juures on ka sprei, pähejäetav sprei, millega saab niisutada. Suvel eriti juuksed, et tõesti käia nendega siis sellises loomulikus laines. Ja kindlasti ka siis viimistlustooted on olulised, et on täpselt sama sari Coldwellil Girls and Waves, ilusad rohelise kujundusega pudelid kõik reas, kus on siis erineva tugevusega sellist lokki toetavat kreemi, millega me saame kergemat või tugevamat tuge sellele lokilisele ja lainelisele juuksele, et ta toetab seda uuesti, seda laine moodustamist ka pärast selle New Wave'i tegemist. Et need kõik on abiks ja noh, juuksuri poolelt, et kui juuksur endale need asjad, eks ju, selgeks teeb,
siis kindlasti see on see koht, kus klienti tuleb hästi nõustada, et tuleb teha siis sellist konsultatsiooni ennem selle teenuse osutamist New Wave'i puhul ja tõesti selle teenuse ajal, noh, nagu juuksuril kombeks ju on, rääkida siis kõigest sellest, kuidas see klient peaks siis oma neid juukseid kodus hooldama, et siis nendest toodetest soovitan juuksuritel endal kõik need siis ära proovida töös, et nad tõepoolest toetavad ja aitavad selle nii lokilisuse kui siis selle uue New Wave'i laine puhul väga palju kaasa. Ja minul on küll tõesti, ütlen siia juurde, oma need New Wave'i kliendid, kes on saanud, olen juba siis esimesed kliendid näinud ka värvimiseks üle ja ütlen kohe, et paar päeva tagasi, 2 nädalat tagasi tehtud pikka sirgesse juuksesse palli ja musta rulliga tehtud klient oli ikkagi täiesti õnnelik, väga õnnelik oma juuste üle, sest kui inimene on aastaid, eks ju, võib öelda aastakümneid käinud pikkade sirgete juustega, siis tal tekibki see tunne, et ma tahaks midagi muud. Sai tema ilusti hakkama nendega difuusoriga kodus kuivatades ja värvisime üle Coldwelli Lumen värviga, millega tema juuksed oleme kogu aeg värvinud ja kuivatasin ka nüüd veel siis salongis difuusoriga ja oli selline loomulik, korralikult laineline, kohev, mõnus tulemus. Et tõesti ainult positiivsed tulemused ja muidugi lühikese juukse puhul veel siia juurde on jah, see kohevuse efekt, eks ole, et paljud tahavad vöönitada siledamaks, siis tuleb see kohevus ja ka lühemal juuksel saab seda lokilisust selle difuusoriga siis või lokilisust, tahan ikka öelda lainelisust, eks ole, välja tuua mõnusalt. Ma usun, et praegu tekkis kindlasti paljudel nüüd siis selline huvi selle vastu, et nüüd kus saada infot, on siis arvatavasti siis Coldwelli müügiesindajad, siis võib sinu poole pöörduda kindlasti. Ja, kindlasti. Ja kellel coldwell.ee on meil olemas täitsa selline veebileht, kus. Ja ma siia juurde lisaksin veel seda, et kes siin nüüd Coldwelli toodetega ei ole kokku puutunud palju, siis noh, tänapäeva siis selles sotsiaalmeedia maailmas Coldwellil on olemas äpp ja see on niisugune ilus suur G-täht, noh, mida iganes siis selles äpi poes, mis kellelgi on. Coldwell Education on tema nimi. Seda äppi saab laadida endale igaüks igasse seadmesse ja see on tõesti tänasel päeval kõige kiiremini uuenev Coldwelli tutvustav siis selline võimalus. Sinna tuleb niipea, kui toode on turule tulnud, tuleb tema kohta kõikvõimalik informatsioon. Sealt on võimalik leida ka selle New Wave'i kohta videod, tootekirjeldused ja sealt samast äpist ja ka niisama saab minna Coldwelli YouTube'i kanalile, mis täpselt samamoodi ütlen ise, et ma niimoodi aeg-ajalt teda uuesti või mõne päeva tagant võib öelda, kord nädalas vaatad, siis on seal kindlasti midagi uut. Ja sinna on võimalik minna jällegi Coldwell Education YouTube'is või siis ka läbi selle äpi, suunab ka sinna YouTube'i kanalile. Ja julgen öelda, et seal on isegi olemas selle sama New Wave'i kasutamisõpetusena video, et täiesti te saate vaadata, kuidas seda teenust reaalselt tehakse. Ja siis on olemas veel selline, nagu ma rõhutasin, et ikkagi tuleb, eks ole, viimistleda seda New Wave'i siis töötlust juukses, siis on olemas veel selline lehekülg, mis on siis www.coldwell.com/New Wave ja seal on olemas videod, kuidas siis viimistleda seda juust. Saab nagu selliseid toredaid nippe näpulokkidest, skutilokkidest, no mida iganes, niisugustest lihtsatest viimistlusvõimalustest ja seal näitab ka, mis tooteid kasutatakse, neid samu Coldwelli siis Girls and Waves viimistlustooteid, mainib ka seda, et täiesti sellised videod võimalik vaadata. Et soovitan soojalt, ja muidugi jah, pöörduda siis Coldwelli esindusse, müügiesindajate poole, võib kirjutada minule Facebooki ja kui on huvi ja kindlasti esimestel võimalustel teeme ka selliseid siis nii-öelda tänasel päeval live koolitusi, aga kui on huvi, siis ükskord meil oli veebikoolitus
ja et võib-olla plaanime seda siis ka siiski, kui ei saa, siis teha neid päris koolitusi, siis veel kord seda, et siis saab ka sellest informatsiooni Coldwellist. Ja noh, ma saan aru, et ka Kerti on juuksurite ühendusega selles asjas nüüd niimoodi näppupidi sees, et ilmselgelt saab ka sealtkaudu seda informatsiooni, kui midagi siis toimub. Et see on kui väga tore. keegi otse kirjutada ei saa, et siis võib mulle ka kirjutada ja küll meie siis edasi suuname, et see on küll hästi põnev, ma usun, et praegu hakkasid nii mõnelgi juuksuril käed, näpud sügelema selle järgi. Ja, Aga aitäh niisuguse pika põhjaliku selle ülevaate alla ja ma arvan, et siin allpool on näha ka nüüd need lingid, millele sa viitasid, et kõik saavad siis otse minna uurima ja, ja ega midagi siis, ilusat siis niuveitamist ja kena siis, mis päev meil täna on? Noh, nädala lõpp hakkab paistma, eks ole. Ja ja, kena kevade algust, ütleme, või ja, ilusat kevadet, kevad on alanud, aga päike juba paistab. ja, Et aitäh sulle! ja aitäh ka minu poolt, Coldwelli poolt ja tõepoolest, et tutvuge, vaadake ja anname nõu ja teeme enda ja oma klientide elu ja päeva rõõmsamaks ja naudime kevadet ja ilusate kohtumisteni. Aitäh!